Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20–26 aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks siis öelda on. Nagu te näete, on mul uus taust ja uued kaardid. Need on kassi taro kaardid. Meid on sellesse Musta kassi taro perre kogunenud juba 150. Ja kui Musta kassi taro kanal saab 250 tellijat, siis ma loosin kõigi tellijate vahel välja ühe paki tutuusi samasuguseid kaarte, nagu need kassi taro kaardid on. Ehk siis täpselt samad kaardid, aga täiesti uued. Sellest, millal see toimub, seda ma ei tea, aga ma kindlasti räägin sellest siis lähemalt, kui see aeg on käes. Ma teen selle kohta eraldi video, kus all te saate siis oma loosis osalemise soovist teada anda. Aga praegu me läheme nende kaartide juurde, mis ma teile järgmiseks nädalaks olen võtnud. Nädal algab teil siin sauade 7-ga. Sauade 7 minu jaoks on olnud selline oma seisukohtade kaart, oma seisukohtade kaitsmise kaart. Et kui ma seda kassi taro kaarti vaatan, seda sauade 7, siis siin tundub mulle nii, et peakass peab koosolekut ja ümberringi on tal need, kellele ta seal seda koosolekut peab ja need seal võib-olla siis nagu vaidlevad vastu või on teisel arvamusel ja tema peab enda seisukohti kaitsma ja rääkima sellest, et vot nii on kõige parem. Edasi on sauade 10. Sauade 10 on raske koorma kaart. Sauade 10 on selline kaart, kus inimene on võtnud enda õlgadele väga suure koorma või on talle see pandud. Et seda rasket koormat peaks delegeerima. Et mitte selle koorma all lössi vajuda, siis võiks seda nagu jagada. Aga kuna siin kõrval on kohe see karikate 7, siis karikate 7 on valikute paljusus. Et nagu oleks palju võimalusi seda koormat jagada, enda koormat kergendada, aga seal on väike aga. See on samasugune kaval kaart, nii nagu on mõõkade 7. Mõõkade 7 on minu jaoks alati olnud kavala müügimehe kaart, siis see karikate 7 on midagi samasugust. Ta ei ole küll kaval müügimees, keegi ei ürita teid petta, aga need valikud, mis teil on laual, need kõik ei ole teostatavad. Et see valikute paljususe kaart on selline salakaval, et seal võib väga palju olla selliseid valikuid, mis on illusioonid, mida ei olegi võimalik teostada. Et alguses tunduvad nad väga ilusad, väga toredad ja miks mitte, me teeme nii, aga kui seda asja kõige lähemalt uurida, siis te saate aru, et need kõik ei ole teostatavad, et tuleb targalt valida nende valikute vahel. Tuleb teha targad otsused ja targalt valida. No hamburil on tarkust piisavalt, et aru saada, mis on tõeline ja mis on illusioon. Edasi tuleb siit karikate rüütel. No karikate rüütel kogu hingest tahab teenida, tahab teisi teenida, tahab kõiki aidata. Tema on selline emotsionaalne rüütel. Temal emotsioonid paigas, tema tuleb ja patsutabki õlale ja ütleb, et oi, sa oled nii tubli olnud. Sa oled olnud väga tubli, sa teed kõike väga hästi, sa saad kõigega suurepäraselt hakkama. Nii, siis siin alumises reas on meil karikate 8. Karikate 8 on lahtilaskmise kaart. Ta on millegi sellise lahtilaskmise kaart, mis meid enam ei teeni. Ta on nagu hüvasti jättu kaart, aga ta ei ole kurb lahtilaskmine, vaid ta on selline, et ta tõesti nagu saate ise ka aru, et sellel on aeg minna. Ja see on selline, et okei, las ta siis läheb, mind ta enam ei teeni, las ta siis läheb. On see mingisugune asi, mille te kodust välja viskate, mis on juba kas katki läinud või oma ülesande täitnud, teid pole teil enam vaja. On see võib-olla mingisugune tööots, millest te loobute, mis nagu kasu asemel hoopis kahju toob? On see midagi muud? No ma ei tea, mis teil võib seal olla, mida te näete, et nagu kasu temast ei ole.
teen, aga tulemus puudub. Et ühesõnaga, see ei ole raske loobumine, see ei ole kurb loobumine, see on ausalt asjadele otsa vaatamise kaart, et nii, nüüd ongi kõik aeg sealmaal, et sina ei teeni mind ja sinul ei ole minu elus enam kohta. Mis iganes asi see on. See võib tõesti olla katkine tass, kõrv on küljest ära, hoiate ikka nagu kallist mälestust ja saate aru, et ei, pole teda enam vaja siin hoida, võtab ainult ruumi, korjab tolmu, milleks teda vaja on. Siis edasi tuleb siit müntide kuus. Müntide kuus on, ta on nagu pisikeste kingituste tegemine, ta on nagu andmise kaart, aga samas on selles kaardis ka see julgus vastu võtta, kui teil endal on puudus millestki. Et ta on siuke pisikese kingitused, no ma ei oska öelda, lähete töö juurde, viite peotäie kommi, aitate võib-olla kedagi kuskil mingit moodi. See on selline kaart, et teen midagi head, aga vastu ma nagu ei tahagi mitte midagi. Et see andmise rõõm on vahest nii suur, et me ei tahagi midagi vastu, me tunnemegi rõõmu sellest andmisest ja sellest, kui me saime kellelegi midagi head teha. Vot on selline kaart. Ja viimane kaart on siin müntide 8. Müntide 8 on töö tegemise kaart. Müntide 8 on vilumuse kaart. Müntide 8 on selline kaart, mis räägib sellest, et harjutamine teeb meistriks ja teie olete tublilt harjutanud ja te olete juba meistrid. See on pühendunud töö tegemine, see on viimase detailile lihvimise kaart. Et tehke siis sellel nädalal kõik see töö ära, mis te olete selleks nädalaks planeerinud. Sest me ei tea, mis järgmine nädal toob. Võib-olla siis pole enam aegagi seda tööd teha, et ärge siis visake seda, mida täna saab tehtud homse varna, kui see on võimalik. Muidugi ma alati manitsen ka sellega, et ärge üle pingutage tööga. Pärast on nii raske enda tervist jälle korda saada, kui olete üle pingutanud. Seda enam, et meil on siin kevad, paljudel on aiamaad, tahavad seal mütata, igasugused muud asjad on veel teha, kasvuhooned korda teha, ma ei tea, kodu koristada, kellel mis tööd on, et ärge üle pingutage. Aga nii palju kui võimalik, tehke sellel nädalal ära. Siis on ka hea minna järgmisesse nädalasse. Kohe süda rahul, kõik sai tehtud. Tulgu teil üks ilus nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.